Tere tulemast kuulama taas tulevikus täna episoodi. Sel korral toimub meil ka lindistus üle kaugvahendite, ehk siis heli võib-olla veidi erinev kui tavapärases stuudios. Ja täna on meil episoodis teemaks tehisintellekt ehk AI ja kus me sellega tegelikult oleme ja kuhu me sellega liigume ja mis tema nagu sihuke päris eluline kasutus on ja mis sest saada võiks. Ja selleks ma olen kutsunud ka saatesse ühe selle valdkonna selge kõneisiku, et palun tutvusta ennast. Tervist, olen Jaan Tallinn. Kunagi tegin Skype'i, viimasel ajal olen rohkem tegevuses sellega, et üritada inimkonda AI-ga räästa. Ehk siis antud teema puhul pakun sul on söögi alla, söögi peale ja sellel teemal tuleb küsimusi. Nii on. Et no ütleme, kui nüüd natukene niimoodi samm tagasi võtta, et mina ise olen oma varasemast tööst, mis on seotud olnud sellise suurandmete analüüsiga, hästi palju kokku puutunud, siis selle masinõppega. Tegelikult ütleme nii, et AI kui sihuke peaks olema siis tehisintellekt, mis täna meil lõviosas ikkagi on endiselt see nii-öelda masinõpe. Et masinõpe on algoritmid, kuidas mingisuguseid mustreid tuvastada, kuidas leida suurandmetest mingisuguseid suhteliselt mitte triviaalselt korreleeruvaid andmetükke, et eristada siis mingit tüüpi signaali või siis klassifitseerida asju. See on, ütleme, selline hästi klassikaline kasutus olnud. Et ma olen ise seda kasutanud palju CERN-i andmeanalüüsis, väga algelistest masinõppemudelitest kuni tänapäeval juba selliste põhjapanevamate neurovõrkudeni. Aga tegelikult me oleme nüüd järjest rohkem liikunud edasi ka sellise üldisema kasutuse poole. Et võib-olla sul on mingi parem ettekujutuse, kuidas seda nagu teemat sisse juhatada, et kus on see piir, sest ma tean, et see termin AI on nii tohutult nagu üle defineeritud ja seda kasutatakse nagu kõige väiksemast kõige suurema asjani paralleelselt, et tegelikult on seal hästi palju kihte. Jah, ma ise võib-olla ütleksin, et tehisintellekt on viis, kuidas masinaid treenida saavutama eesmärke. Ja siis sõltuvalt eesmärgist on see keerukus ka erinev. Et kui sa tahad lihtsalt klassifitseerida pilte, et ta tuvastaks numbreid 0-9, siis see on sihuke pisik asi ja kui sa tahad, et ta sul maandaks raketti kuskilt kosmosepiirilt läbi dünaamilise atmosfääri, siis see on vähe teine. Ja ütleme, teoorias tundub ju selles mõttes hea asi, et ütleme, kui me klassikaliselt võtame 100 aastat tagasi, põhiline tööstus seisnes selles, et pärast seda, kui Henry Ford ja teised olid selle tööstusliini välja nagu töötanud, et sul oli vaja liini peal hästi palju töölisi, kes siis kõik paralleelselt tegid mingit tööd. Tänapäeval võtavad seda järjest rohkem üle masinad, mingil määral sellist rutiinset tööd tehes, mingil määral keskkonnaga adopteerudes. Ehk siis nagu võiks ju olla hea, et masinad võtavad osa meie tööst üle. Vabastavad meid rohkem tegema mingit sükest intelligentset asja. Aga samas ma olen näinud ka päris head meemi, et kõik lootsid, et robotid tulevad selleks, et teha ära see tuimtöö, pesta ära pesu ja nõud, et mina saaksin tegeleda siin joonistamise, maalimise ja luuletamisega. Aga nüüd on olukord läinud nagu vastupidi, et masin on see, kes joonistab pilte, kirjutab tekste, mõtleb igast toredad asju välja ja sina istud kodus ja pesed nõusid. Sellega ongi see probleem, et paljud nagu AI raamistamise katsed teevad tegelikult vaikimise eelduse, mida AI suudab teha, mida ta ei suuda teha. Et täpselt nagu sa praegu ütlesid. Et keegi võib-olla eeldas seda, et AI kunagi ei suuda teha kunsti või luuletusi või mingisugust algebraatööd. Selgelt suudab küll. Ja samamoodi praegu kahetsusväärselt praktiliselt kõik inimesed eeldavad seda, et AI ei suuda kunagi valitsusi üle võtta või inimkonda välja surra. Eks see on see klassikaline meie, ütleme, me oskame teha interpoleerimist enda kogetu põhjal ja tavapäraselt inimesed puutuvad kokku
noh, ütleme, tavakommertskasutuses on need mitte kõige nagu võimsamad mudelid tavapäraselt. See tähendab seda, et sa vaatad selle peale, kuidas sul mingisugune, ma ei tea, robot-tolmuimeja siin üritab mööda tuba ringi joosta ja siis jääb ennast nühkima mingi paari puki peale, et sa võtad, tead, ega need asjad nii väga targad ei ole. Vaatad seda mingit tasuta ChatGPT versiooni, üritad käest mingid asju välja pigistada, teed mingid elementaarseid matemaatikavigu, võtad, et ole see ka nii hull. Aga tegelikult, kui sa võtad selle ajajoonele ja vaatad seda, võiks siis öelda nagu intelligentsuse kasvu või siis seda oskuste kasvu ajas, siis tegelikult see on midagi hoopis muud. Just nagu mõned tuttavad ütlevad, et kui sa läheksid 20 aastat tagasi ja ütled, et aastal 2024 elame maailmas, kohas masinad räägivad, siis toona selle 20 aastat tagasi inimestele tunduks täielik teaduslik fantastika. Me lihtsalt kehitab võlga praegu. No ega see jah, kogu tehnoloogiline areng on tegelikult olnud, sest ega 20 aastat tagasi või kuskil nägin hiljuti mingit seda, et mingi aja pärast võivad sul olla, et telefon on sul see asi, mis sul on taskus ja mis näitab sulle vastasolija pilti. See oli mingi 50 aastat tagasi tehtud prognoos, mis täna on meil kõigil mingisugune seade taskus, mille arvutusvõimsus on suurem kui kogu kuumissiooni oma ja mis vaikselt kuulab, õpib, otsib sulle välja materjali. Nüüd viimases iOS versioonis peaks olema ka see Apple Intelligence, et järjest rohkem tungib see meie igapäevaellu. Jah. Aga mis on see sinu vaade siis sellele, et mis on selles nagu head ja mis on selles halb, et mis nagu peaks, mis ei peaks tegema? No, ma arvan, et vastus ongi selles, mis ma juba ütlesin, et on asju nagu võimekusi, mida me masinatelt tahaksime näha ja võimekusi, mida me tegelikult ei taha masinatel näha. Paljud inimesed arvavad, et kuna me neid ei taha, siis neid ei tule. See on sügavalt ekslik, ma arvan. Ja õnnetuseks on selline olukord, kus kohas masinate õpetamine on läinud järjest rohkem selliseks mustaks kastiks, kui siin 90. aastatel või 80-ndatel üritati masinaid õpetada niimoodi, et räägite ekspertidega ja siis katsuti kirja panna, kuidas nad eksperdi otsuseid teevad. Selle asja nimeks oli ekspertsüsteemid. Ehk siis nad olid täielikult läbipaistvad inimestele, nad kahjuks ei olnud eriti kompetentsed need ekspertsüsteemid. Siis seejärel toimus pööre nagu sellisele rohkem iseseisvale õppele masinatel, aga samas see käis inimeste kontrolli all niimoodi, et inimesed näitasid ette, mis on nagu õiged vastused ja siis masinad katsusid neid imiteerida. Ehk see oli siis nimetatud supervised learning. Ja seda siiamaani tehakse tööstuses, kus neid roboteid treenitakse sellega, et inimene teeb robotiga käega need liigutused eelnevad läbi. Jah, kuigi see on juba võib-olla natuke segasem, et seal tavaliselt supervised learning all mõeldakse seda, et inimesed valmistavad ette mingi suure hulga nii-öelda sildistatud andmeid, ehk siis, et siin on kass, siin on koer, siin on kass, siin on koer, siin on jälle kass ja siin on koer ja siis katsutakse masinale ära õpetada, et milline on kass ja koera vahe. See on see, mida imeliselt kogub neid andmeid ja see Google'i CAPTCHA, mis küsib su käest, et palun näita kõik pildid, kus on... Jah, see ilmselt oli üks nagu sellest näidest tõesti, et kuidas õpetada masinaid segast käekirju lugema. Ja nüüd viimase 50 aasta jooksul on toimunud nagu pööre sinna poole, mille nimi on, või sellise paradigma poole, mille nimi on unsupervised learning, ehk siis masinatele antakse suur hulk andmeid, suur hulk elektrit ja siis lastakse neil omaette joosta nädalaid, mõnikord kuid ja siis loodetakse, et sealt midagi head välja tuleb. Ja see on nüüd see, kus need suured keelemudelid nagu tulnud on ja ütleme niimoodi, et tuleb tunnistada, et ta on mingil määral ikkagi nagu töötanud. Tuleb tunnistada, et isegi kasutan ChatGPT-d pea igapäevaselt oma töös, et teha tööd lihtsamaks, et ta tegelikult mingite asjadega saab päris hästi hakkama, tal on muidugi piirid, aga
no just, see ongi nagu probleem sellises musta kasti meetodil masinate kasvatamises on see, et me tegelikult ei kontrolli, mis nende võimekus tulevad, sellepärast need võimekused midagi teha tekivad spontaanselt. Et see režiim, kus neid masinaid õpetatakse suure andme- ja elektrihulgaga, sisaldab suhteliselt vähe võimet juhtida seda protsessi. Et nad lihtsalt õpetatakse järgmist sõna etteantud tekstis või etteantud andmekogumis ennustama ja igasugused võimed seal nii-öelda arutelu pidada või keeli tõlkida tekivad lihtsalt kõrvalnähuna. Ja need kõrvalnähuna tekkinud võimekused on põhimõtteliselt ennustamatud, ehk siis tegelikult me pimesi oleme sellises režiimis, inimkond on praegu sellises režiimis, kus kohas me teeme pimesi masinkatseid, lootes, et tekivad kasulikud võimekused masinatel ja ei teki kahjulikke võimekusi, mis on selgelt äärmiselt vastutustundetu. Aga no ütleme, kas siin ei peaks tulema see mingil määral nii välja, et kui me võtame analoogiks mõnes mõttes nagu inimese enda arengu, et lapsest alates, et see laste, ütleme, võimekus õppida on küll olemas, aga oskused, kui sellised kujunevad välja, siis nende õppimisampsude kaupa, et vastavalt sellele, kuidas nad mingi asjaga kokku puutuvad ja siis õpivad. Et üldjuhul on ju see, et kui meie oleme täiskasvanud ja jälgime nende käitumist, siis me ikkagi tuvastame ära, et nad, kui nad on ikka näiteks roppusi koolis õppinud, siis see tuleb suht ruttu välja, et nad on neid seal õppinud, et nad kipuvad seda kuskil kasutama, kus nad ei tea seda konteksti, et nad seda kasutama ei peaks, teavad sulle suht ruttu vahele. Et kas sa arvad, et need Blackboxi meetodil, kui nad hakkavad mingid kahjulikke kõrval nagu oskusi omandama, et nad suudavad hüpata kohe nagu sellest niivõrd palju kaugemale, et me seda nagu ei tuvasta? Ja ma ei näe mingit põhjust, miks nad ei pruugiks hüpata, et see loomulikult on nagu niinimetatud checkpointid, kus kohas siis tavaliselt käib mingi nädalate kaupa, kastakse mingi nädal või paar sellel suurel masinapargil joosta ja siis tehakse kapott lahti ja vaadatakse, mis asja ta õppinud on, eks ja loodetakse, et ei ole õppinud sealt masinapargist väljumise oskust näiteks. Või inimeste, kes teda siis nii-öelda kontrollima hakkavad, nende manipuleerimise oskust. Et kõik need on selline implitsiitsed eeldused, mis on äärmiselt ohtlik. Aga siis tegelikult ega miski ei välista, et see hüppe tuleb piisavalt suur niimoodi, et ta saab koheselt aru, et varasema kogemuse põhjal need kuradi inimesed võtavad kätte ja iga kord kontrollivad mind, et nad tahavad näha neid asju, et ma siis hakkan talle ütlema seda, aga tegelikult. Aga see eeldab jällegi mõnes mõttes sellise motiivi olemasolu. Vaata, meil on olemas mingisugused asjad, mis meid motiveerivad, mis mingid teatud ressursid, vajadused, mis annavad meile seda motiivi mingit asja teha. Ja mis annaks sellele masinale selle motiivi, et ta tahaks hakata nagu meid, või sest kuidagi see must kast peab ikkagi ju mingit tahet omama siis. Jah, no siis tuleb natuke sügavamale vaadata, et lihtsalt mitte öelda, et see on üks masin, vaid tuleb vaadata, mis nagu protsessid seal sees toimuvad. Et tegelikult, mis protsessid seal sees toimuvad, on põhimõtteliselt imiteerimisprotsessid. Et kujutad ette, kui selle suure masinavärgi ainus asi, milleks teda treenitakse, on ennustama ette järgmist sõna või andmetükki etteantud tekstis. Mis siis selle tõttu juhtub, on see, et juhul, kui talle anda ette näiteks mingisugune dialoog sellest, et on, ma ei tea, ise kasutan niisugust näidet, et Platon ja Steve Jobs. Et Platon ütleb niimoodi ja Steve Jobs vastab naamodi. Selle käigus tegelikult, selle dialoogis olevate sõnade ennustamise käigus, ta põhimõtteliselt paneb endale korda mööda pähe Steve Jobs imitatsiooni ja Platoni imitatsiooni mütse. Ja Machiavelli hetkel, kus tal ja Machiavelli ja häkkerite ja manipulaatorite ja mida iganes.
et tegelikult ja ka AI, kes tahab ennast välja murda sellest treeningrežiimist, see info on ka kõik selles ja ütleme, kui me sinna sisse söödame ka suures koguses kõik võimalikku science fiction'it, kus me kogu aeg spekuleerime sellest, kuidas AI võtab maailma üle, siis ma garanteerin, see kõik olemas seal. Et selles hetkes, kui inimesed ei vaata, muuhulgas toimub selliste protsesside ennustamine, kus kohas imiteeritakse väljamurdmist AI treeningrežiimist. Ja lihtsalt me loodame, et ta ei ole piisavalt võimekas seda tegema. See meenutab mulle kohe seda, mis küll oli naljana, aga see mingisugune robot, kes käima lülitamist ja ma keskkonnaga tutvumist sooritas enesetapu hüpates kuskilt alla, aga kunagi ei tea, mis pidi ta reageerib. Tagasi tuleb see, et ma arvan, see on täiesti ekslik öelda, et inimestel on tahe, masinatel ei ole tahet. Masin suudab suurepäraselt tahet imiteerida ja ta peab seda imiteerima selle jaoks, et ennustada järgmist sõna adekvaatselt ette. Okei. Aga mis on siis see, selles mõttes, et tõenäoliselt seda nagu esiteks seda džinni nagu pudelisse tagasi ei pane, sest nagu näha, et kuna need erinevad mustad kastid tegelikult päris hästi töötavad sellises inimest abistavas režiimis, ChatGPT asjad on nagu päris korralikult levinud ja kasutusel ja hoiavad ka näiteks ressursse kokku. Me siin just hiljuti, eelmine üle-eelmine nädal käis majanduskomisjonis kohal riigi digispetsialistid ja tõid näite välja sellest, et hästi jabur koht, kus me kulutame hästi palju riigi vahendeid, ressurssi, on memode ettevalmistamine, jutupunktide memod. Ja et kui selle peale kulub mingi ulmeline, ma mõtlesin 28 000 tundi aastas või. Et nende prognoos oli, et kui panna ChatGPT neid memosid jutupunkte tegema, inimesi neid lihtsalt üle vaatama, siis see kuhugile sinna alla 8000 tunni peale. Siuke ilmselge võit ametnike tööajas või siis potentsiaalselt ametnike arvus. Et kasutust nagu on, et seda džinni tõenäoliselt keegi enam pudelisse ei pane. Aga mis on siis need meetodid, kuidas jälgida, et see džinn oleks sõbralik? Sest me tegelikult on need teised režiimid, keda ei huvita sellist asjad. Ma arvan, et üks asi, mis pärast inimesed ütlevad, et džinni tagasi ei pane, on see, et on põhjuseks on see, et nad ei ole aru saanud, mis nagu tegelikult palmus praegu on. Et mis nagu juhtub, juhul kui seda džinni isegi mõtlemata 5 sekundit selle peale, et kas on võimalik seda džinni tagasi panna, öelda, et seda džinni loomulikult tagasi ei pane, see tegelikult näitab seda, et inimesed ei ole aru saanud, mis juhtub, juhul kui seda džinni ei kontrolli. Et esimese asjana ma ütleks seda, et ma ei välista seda džinni tagasi panemist. Ma ei välistaks seda, et ühel hetkel saab aru, millega tegemist on. Aga jällegi nagu eeldada seda, et seda tagasi ei pane, siis on nagu pehmemaid viise, kuidas seda trajektoori suunata. Ma just praegu tegelen mingi rahastus raundiga, kus kohas me rahastame mõnede filantroopidega koostöös erinevaid riistvara prototüüpide projekte, et mille eesmärgiks oleks teha AI, see pimedas kapis toimub võimsate digimõistuste treenimine, et ta teha turvalisemaks niimoodi, et see riistvara ise, mille peal seda treenitakse, on turvalisem ja nagu raskemini väljamurtav ja eemalt jälgitav ja välja lülitatav. Tavaline selline vastulause, mida AI tuleviku pärast muretsejad saavad, on see, et me saame ju iga kord välja lülitada. No ei saa tegelikult, kui see on nagu just asjatundmatu väide tegelikult. Et selle jaoks, et teha riistvara, mida oleks võimalik lihtsalt välja lülitada sellises kriisiolukorras, selle jaoks on vaja olulisi modifikatsiooni kuni sinnamaani välja, et on vaja teadusuuringuid. Eks see klassikaline
noh, sci-fi'st võetud on see, et on küll hästi kontrollitud keskkond, kus koha peal seda asja arendatakse, aga siis, kui ta juba valmis on, siis tahes-tahtmata varem või hiljem ta kuskilt saab ligipääsu internetile ja sealt ta kloonib ennast välja. Internet on selline amorfne objekt, mida ei ole võimalik enam mingi meetodiga. Tänapäeval ta on nii detsentraliseeritud süsteem, et interneti kui sellist külm starti talle ei tee, et kui miski asi on Google'i laiali levinud, siis ta seal eksisteerib. Jah, tuttaval on selline ütlus law of earlier failure. Seadus selle kohta, et ebaõnnestumine tuleb veel parem, kui sa arvad. Et see nagu kehtib. See on nagu vastus sellele, et kui inimesed ütlevad, et AI murab ennast interneti välja, eks, ja siis me oleme nagu täbaras olukorras. Tegelikult me paneme ta internetti, tal ei ole vaja seda murda, eks sinna üldse vaja murda. Ei no, selles ega me ju kõik siin nii ChatGPT, Grokki kui millega iganes suhtleme ju interneti teel, mis tähendab, et tal on liides juba algusest peale olemas. Just. Et ja kogud oma andmestiku ta ju tegelikult korjab, ega seda andmestikku ei hoita ju kuskil eraldiseisvas isoleeritud füüsiliselt serveris, vaid selleks on ikkagi kogu nii Google'i adresseeritud andmebaas, kui mis ta võtab otse netist, et ega selles mõttes jah. Rääkimata sellest, et kunagi umbes aasta aega tagasi ühes eravestluses OpenAI inimesega küsisin, mida mina ei küsinud, ta oli mõni vestluse juures, talt küsiti, et mis on nagu seis OpenAI turvaprotokollidega, turvalisusega, mis tal läks umbes 15 sekundit enne aega, kui ta naermise lõpetas. Et mis turvaprotokollid? Jah, just. No see on ka siuke hea koht, et kui nüüd, ma mäletan see, sina olid üks nendest varajastest tech-leaditest, kes nagu tõstatas selle murekoha ja tollal minu meelest ka Elon oli suhteliselt sarnase mõtteviisiga, sellepärast minu meelest selle OpenAI nagu mingil määral algselt ju asutaski, et see oleks võimalikult avatud ja arusaadav, et kui asju tehakse, siis see oleks nagu mitte kuskil korporatiivses keldris teadmata motivatsioonidega. Lõppes see muidugi täpselt vastupidi, OpenAI läks täpselt selleks korporatiivseks asjaks kätte ära. Aga nüüd ta ise nagu Grokkiga nagu tulnud, et tundub nagu ta oleks ise nagu tõesti flippinud selles mentaliteedis või? Aga minu mudel Ilani kohta see, et tal nagu süda õiges kohas, aga tal ei ole eriti aega sügavalt mõelda AI peale, et on nagu nii palju tegemist rakettide ja autode ja muud. No nüüd ka poliitikaga. Ja nüüd poliitikaga, et lootus on see, et ta suudab, ta kuulab nagu võib-olla nõunike, tugevate nõunike nõu juhul, kui nagu läheb selliseks kriitilisteks otsustamisteks. Näiteks XAI üks nõunikest on Dan Hendricks, kes on väga tugev AI turvalisuse ekspert Ameerikas, kelle organisatsiooni Center for AI Safety nõukogus ma ise olen. Ma tahtsin tegelikult ühe küsimuse veel võtta, et selles kontekstis just selle containment'i arengu kiiruse osas, et tegelikult just eelmise osa lindistasin kvantarvutitest. Ja need on tegelikult teinud ju ka viimase 10 aastaga või tegelikult isegi viimase mõne aastaga tegelikult massiivse arengu läbi jõudes järjest nagu suurema koguse kasutatavate kubitideni ja järjest väheneva nagu selle vea esinemise tõenäosusega, et tegelikult seal tõi Roland hea nagu näite välja, et kuskil tänapäeva võimekaim ütleme, kui kvantarvuti oleks 30 kubiti, vaata, kuna see kasvab eksponentsiaalselt, see andmete halduse ja analüüsi võimekus, et siis kuskil seal 30 kubiti juures oleks ta võrreldav praeguse kogu, ütleme, maailma võimsamate serverite arvutusvõimsusega. Kui neid kubiteid tuleb kas või üks juurde, siis ta on juba 200 rohkem, 10 tükki juurde, siis meil ei ole sellist arvutusvõimsust efektiivselt maailmas olemaski. Et seal on küll algoritmid teistsugused, aga ma ei ole näiteks kindel, et AI või selline pattern recognition ja temaatika ei ole otseselt kohaldatav sinna. See ei ole üks võimalik nagu selline Mis arvan, et on muidugi kohaldatav juba seepärast, et watching, Grover algoritm, kui ma ette mäletan, millega on võimalik
otsimist teha kvantarvuti abil ruuti juurde kiiremini kui tavaarvutil, mis on nagu universaalne kiirendi. Aga ma ise arvan, et AI läheb lihtsalt nii kiiresti, et kvantarvutit talle järgi ei jõu. Ja mõtlesingi rohkem seda, et ühel hetkel, kuna praegult ju see Blackboxi lahenduses on suuresti olnud see, et viskame veel 10 korda rohkem ressurssi ja aega peale ja siis tuleb võimsam asi peale, et lihtsalt, et kas seal ei või tekkida siuke, et kui meil nüüd jõuavad need kommertskasutuses, oletame siin 5 aasta jooksul kvantarvutid sellises faasi, kus neid kubiteid on piisavalt ja piisavalt stabiilselt, et siis lihtsalt ta hüppab meil ka, kui keegi see AI arendusse rakendab, hüppab ta meil siin nagu suure hüppega eest ära. No võimalik, aga ma ise arvan et see nagu enamus maailma pahupidi pööravaid efekte AI-st, võimalik ka selline efekt, kus kohas inimesed üle ei ela, tuleb enne kvantarvutite valmimist või praktikas saamist. Ma võin eksida selles osas, ma ei ole väga suur kvantarvutite ekspert, aga nii palju, kui ma olen seda protsessi kõrvalt näinud, tundub ta ikkagi kõvasti aeglasemalt liikuvast kui AI. Ja, ei, seda kindlasti. Sest minu jaoks endaks oli ka üllatus, et tegelikult nagu mina mäletasin, et me opereerime siin veel mõnede kubitide piirkonnas, aga see viimane info oli ikkagi juba üpris suurtes kogustes, et okei, seal... Ma saan aru, et kvantarvutitel on nagu see nagu see printsiip, neil on vaja kubiteid selle jaoks, et teha veaparandust, error correction'it. Ja seal on ikkagi kubiteid vaja tuhandeid, kui mitte miljoneid, et seal on, mis Roland välja tõi, on see, et sul on nagu 2 telgi, et üks on see kubitite arv, mis sul peab kasvama, see on sul see eksponent, mis kasvatab sul seda arvutusvõimekust, ja teine on see veahinnangud, mis peab sul alla tulema, et seal, kui ta on sul 1 ajast, siis pole sul väga kasu, kui sul on rohkem kui paar kubitit, sest iga operatsiooni peale sul on seal siuke jama ainult enam-vähem. Aga neid saab omavahel siis nagu vahetada. Sa pead nagu mõlemad arendama, et sul ei ole mõtet nagu minna ühes nagu pikalt eest ära, sest ütleme, sa jõuad 100 kubitini, kui sul on 1 ajast error rating, siis ühe operatsiooniga on sul juba error, et sul tegelikult ei ole mitte mingit kasusest. Et sa pead viima nagu seda error rate'i alla ja kubiteid üles, et siis nagu seal kuskil tuleb mingi tehnoloogiline areng, siis võib tulla sul väga suur nagu hüpe ühel hetkel, jah. Et just nimelt siis nagu see puhtalt kubitidest rääkima on selles mõttes ekslik, et just, et seda, kui sul on siin mingi 2000 kubitine süsteem, siis sa tead, et seal on kogu aeg chunk in, chunk out, et seal ei ole mitte mingit infot, et sellepärast ongi see efektiivsete kubitite arv on see, mida kasutada. Aga see oligi mu mõte, et see võib olla siuke koht, kus võib tulla ühel hetkel selline out of left field, siuke ootamatu lisahüpe. Võib, ma ise arvan, et ei tule. Aga siin nüüd teistpidi võttes, et teoorias võib ka samamoodi nagu mure sellest, et AI võib kõik üle võtta, võib olla ka ju tegelikult siuke nagu devil's argumendina, et ta võib ka hoopis vastupidi kõik korda teha. Jah, et AI kõik korda teeb, ei ole füüsikateadustega välistatud. Et üks viis selle peale mõelda on see, et on põhjus, mis pärast tulevik nii palju, kui ta on inimeste kontrolli all, mitte šimpansite kontrolli all. Kui vaadata, mis selle põhjuseks on, ja mis selle põhjus on, siis tegelikult on umbes mingi paberileht või pool paberileht võimekusi, mida inimestel on ja šimpansitel ei ole. Ja kus need kirja panna, siis täpselt need on need võimekused, mida üritaks praegu masinatele õpetada, et nad inimestest mööda läheksid. Ehk siis hetkel, kus kohas masinad on võimekamad tulevikku kujundama, on põhimõtteliselt olukord, kus kohas tulevik on masinate kontrolli all. Nüüd on küsimus, millise tulevikku me saame olukorras, kus kohas inimesed enam seda trajektoori ei kontrolli. Ja juhul, kui meil õnnestub lahendada AI alignment probleem, siis definitsiooni kohaselt see tähendaks seda, et tulevik, mille poole AI oma võimekusi kasutades püüdleb, oleks selline tulevik, mida meie tahaksime juhul, kui me oleksime sama targad. Aga hetkel meil ei ole nagu selle musta kasti paradigmas meil ei ole niisugust kohta, kus kohas me suudaksime AI-d niimoodi alignida, et isegi kui me teaksime, kuhu me tahaksime tulevikuga püüelda, siis meil võib praegu võimekus seda AI-le kuidagi edasi anda. Ja seal on veel lisaks see ka küsimus, et kuidas ta interpreteerib selle ülesande täitmist, sest
kui me võtame kas või selle praeguse globaalse kliimakriisi ja ütleme, et meil on vaja ära teha need ja need asjad, vähendada neid ja neid asju, siis selle lahendus, kuidas seda kõige lihtsamini teha, võibki olla absoluutselt aktsepteeritav inimkonnale, et põhiprobleem on inimene ise, on ju. Et selles suhtes ka, et see sõltubki, mida selleks inimestele sobivaks keskkonnaks defineerida, siis isegi sellele well-aligned AI-le, et ta võib otsustada, et selleks, et tagada teile suurepärane elu, oleks vaja teid umbes 20 korda vähem. No ja ma panen juba selle definitsiooni alla, et juhul kui tegemist on aligned AI-ga, siis ta ei tee sellist asja, mille peale inimesed, isegi kui nad on nagu rohkem valgustatud, ütleksid, et see oli küll vale asi. Et see tähendab seda, et nagu definitsiooni kohaselt ta ei olnud aligned AI. Okay. No siin on nüüd siis see koht, kus jääb loota, et meil õnnestub see, ütleme, päitsed ja kontrollmehhanismid sellele süsteemile peale panna enne, kui see süsteem avastab, et talle pannakse peale päitsed ja peakontroll. Umbes niimoodi, ja töö selle kallal käib, et ma ise toetan nii nagu jaksan erinevaid uurimisgruppe ja prototüüpide tegijaid ja nii edasi. Et nagu alla ei ole veel mõtet anda. Aga siis jääb loota, et see võidujooks kulgeb mõistlikus tempos ja me saame vahepeal sellest ka mingeid häid asju rakendada. Häid asju tuleb kindlasti. Selle vastu ma vaidlen, nagu mu kompanjon Tuleviku Instituudis, Future Life Instituudis ütleb, et me jookseme kuristiku suunas, aga vaade läheb aina paremaks. Päris hea võrdlus. Ma arvan, et see on ka siuke hea noot, millel see teema võib kokku võtta. Korraga suur tänu, et said tulla ja vestelda sel teemal. Aitäh kutsumast. Ja peatse kuulamisi.